Sõda ei seisne ainult pommides ja kuulides, vaid ka luures. Armeed ei saa tegutseda pimedalt. Nad vajavad täpset ja ajakohast teavet, et planeerida oma järgmisi samme, olla vastastest ühe sammu võrra ees ning vältida ootamatult tabatuks jäämist. Konfliktid võidetakse või kaotatakse sõltuvalt sellest, kui hästi kumbki pool andmeid kogub ja kasutab ning seda mõistab Ukraina erakordselt hästi. See on põhjus, miks Kiievi väed on sihikule võtnud Venemaa luurekogumise vahendid, sealhulgas mitte ainult maapealsed radarijaamad, vaid ka õhus paiknevad varajase hoiatuse ja juhtimise lennukid. Üks rünnak korraga hävitab Ukraina Venemaa õhuseirevõimekust ning Venemaa presidendil Vladimir Putinil pole midagi teha, et seda peatada. Selle asemel on ta sunnitud pealt vaatama, kuidas tema õhus paiknev varajase hoiatuse ja juhtimise AEW ja AEW-NC lennukipark süstemaatiliselt hävitatakse. Selle mõju ei saa alahinnata, sest AEW ja AEW-NC süsteemid on kaasaegses sõjapidamises erakordselt olulised. Need toimivad tõhusalt kui lendavad radarijaamad, pakkudes vaenlase ohtude avastamist õhus, merel ja maal 360 kraadi ulatuses pika vahemaa tagant. Paljud neist suudavad sihtmärke tuvastada sõna otseses mõttes sadade miilide kauguselt, andes maapealsetele meeskondadele hoiatusi ja pakkudes neile piisavalt aega saabuvate rünnakute eest hoidumiseks või kaitse ettevalmistamiseks. Need lennukid toimivad ka õhus paiknevate juhtimiskeskustena, kogudes ja jagades reaalajas teavet, mis on vajalik liitlaslennukite koordineerimiseks, täppisraketilöökide ja pommirünnakute läbiviimiseks ning keeruliste lahinguväljade juhtimiseks. Lühidalt öeldes on need äärmiselt väärtuslikud, pakkudes reaalajas andmeid ja laiapõhjalist lahinguvälja ülevaadet, mida iga kaasaegne sõjavägi vajab edu saavutamiseks. Ja Venemaa on tugevalt toetunud ühele konkreetsele lennukile oma AEW ja AEW-NC vajaduste katmiseks – Beriev A-50. Tupolev Tu-126 järeltulijana välja töötatud A-50 tegi oma esimese lennu 1978. aastal ja võeti kasutusele mitu aastat hiljem, 1985 aastal. Tupolev Tu-126 oli Nõukogude relvajõududes kasutusel alates 1960-ndatest. Selle disain põhines Ilyushin Tu-76 transpordilennukil ning sellel on muljetavaldavad tehnilised näitajad, sealhulgas lennulagi 40 000 jalga tegevusraadius üle 4000 miili ja lennukestvus umbes 6 tundi, mida saab õhus tankimisega pikendada. Lennuki kõige silmapaistvam omadus on 30-jalase läbimõõduga pöörlev radarikuppel, mis asub kere ülaosas ja sisaldab suurt jälgimisradarisüsteemi. Hüüdnimega Seenekas võimaldab see radar A-50 oma ümbrust skaneerida ja tuvastada õhusihtmärke kuni 650 kilomeetri ehk 400 miili kauguselt ning maapealseid sihtmärke kuni 300 kilomeetri ehk 190 miili kauguselt. A-50 suudab samuti edastada suunamisandmeid korraga kuni tosinale liitlaslennukile. See võib näiteks anda täpseid asukoha andmeid Ukraina üksuste kohta lähedal asuvatele ründelennukitele, võimaldades neil neid sihtmärke rünnata isegi ilma omaenda sisemisi radarisüsteeme kasutamata. Nõukogude Liidu viimastel aastatel toodeti neid lennukeid kuni 5 tükki aastas ning liidu lagunemise ajaks oli kokku toodetud üle 40 masina. Sellest ajast alates on tootmine peatatud, kuigi Kreml on rääkinud tulevikus uute A-50 valmistamisest ning on aastate jooksul oma alles jäänud lennukeid moderniseerinud, varustades neid uute arvutite ja avioonikassüsteemidega, et hoida neid vastavuses tänapäevaste standarditega. Seega, hoolimata sellest, et A-50 on juba mitu aastakümmet vana, on see endiselt suhteliselt pädev ja võimekas eelhoiatus- ja juhtimislennuk ning on korduvalt tõestanud oma väärtust Kremli vägedele. Näiteks lendas see üle Tšetšeenia mõlema Tšetšeenia sõja ajal ning suurendas Venemaa tõhusust nii lühiajalises Vene-Gruusia sõjas kui ka Süüria kodusõjas. Seetõttu polnud üllatav, et Venemaa toetus taas A-50 oma sissetungil Ukrainasse. Kremlini komandöörid lootsid, et need end tõestanud õhuseirelennukid aitavad neil vastu seista Ukraina hävitajatele ja õhutõrjerakettidele, pakkudes samal ajal olulist sihtmärgiinfot riigi kineetiliste rünnakute kampaaniate jaoks. Mõnda aega kulges kõik plaanipäraselt, kuid Ukraina ei kavatsenud lihtsalt käed rüpes istuda ja lubada Venemaa õhusilmal oma operatsioone jälgida ja nuhkida. Kiievi komandöörid mõistsid väga hästi, kui tähtsat rolli need varajase hoiatuse lennukid mängisid ja niipea kui neil selleks võimalus tekkis, hakkasid nad kavandama nende hävitamist, keskendudes eriti moderniseeritud A-50U mudelitele. Väidetavalt alustas Venemaa sõda kokku 8 sellise lennukiga. Üks neist kõrvaldati tegevusest juba aasta pärast sõja algust, 26. veebruaril 23.
Toona teatati, et partisanide rühm, Valgevene julgeolekujõudude assotsiatsioon, oli korraldanud droonirünnaku ja kahjustanud A-50 lennukit lennubaasis Minski lähedal. Hiljem omistati rünnak Ukraina julgeolekuteenistusele SSU-le ja väidetavalt ei naasnud kahjustatud lennuk enam kunagi operatiivteenistusse. Lähem kui aasta hiljem, 2024 aasta jaanuaris, tabati teine A-50 lennukteenistuse ajal. Lennuk lendas Azovi mere kohal, kui see äkitselt radariekraanidelt kadus. Varsti pärast seda ilmusid teated, et Vene Su-30 lennuk teatas tundmatu lennuki süttimisest ja hädamaandumisest. Hiljem selgus, et see oli hoolikalt planeeritud ja täiuslikult teostatud Ukraina rünnaku lõpptulemus, mis tegelikult algas mitu nädalat varem. Analüütikute sõnul sihtis Ukraina õuvägi teadlikult Vene radarijaamu üle kogu Krimmi ja viis need rivist välja. Vastuseks sellele pidid venelased tooma piirkonda A-50 lennuki, mis tõi selle Ukraina õhutõrjerakettide patarei tegevusraadiusesse. Seejärel tulistas patarei A-50 pihta, saates selle vesisesse hauda. Lühidalt öeldes olid Kiievi väed nutikalt püünise seadnud, kuhu Vene lennuk otse sisse lendas ja sellega nad ei piirdunud. Juba kuu aega hiljem, 23. veebruaril, teatasid Ukraina allikad veel ühe A-50 hävitamisest. Veel kord juhtus see väidetavalt Azovi mere kohal, mitte kaugel Venemaa Krasnodari kraist. Nõukogude ajast pärit kaugmaa raketisüsteem S-200 tulistas lennuki pihta, põhjustades piisavalt kahju, et see taevast alla kukuks ja tappes pardal olnud 10 venelast, sealhulgas mitu kõrget ohvitseri. Ukraina jätkas surve avaldamist järgnevatel nädalatel. 2024 aasta märtsi alguses korraldas Ukraina droonirünnaku tuntud A-50 remondikohale Tugandrogi lennukitehasele. Satelliidipildid sellest kohast näitasid selget kahju ühes angaaris, kus hoitakse A-50-sid ja teisi spetsiaallennukeid. Rohkem üksikasju ei avaldatud, kuid on täiesti võimalik, et üks või mitu lennukit said rünnaku käigus kahjustada. 2025 aasta juunis sai juba niigi vähenenud A-50 lennukipark veel ühe ränga löögi ikoonilise operatsiooni Ämblikuvõrk käigus, mis oli üks suurimaid ja edukamaid Ukraina droonirünnakuid Venemaa pinnal. Tol ajal keskendus enamik rünnakut käsitlevatest pealkirjadest sellele, kuidas Ukraina oli väidetavalt hävitanud kuni kolmandiku Kremli pommitajate lennukipargist. Üks väiksem, kuid siiski eluliselt tähtis detail jäi suuresti tähelepanuta. Koos pommitajatega tabasid Ukraina droonid operatsiooni käigus edukalt mitte üht, vaid 2 eraldi A-50 lennukit. Mitmed ajakirjanikud ja sõjalised eksperdid jagasid uudist, avaldades satelliidipilte ja videoid, et tõestada, et 2 lennukit olid saanud tõsiseid kahjustusi, eriti nende radarikuppude osas. A-50 lennukite süstemaatiline hävitamine jätkus. 2025 aasta novembris, kui Ukraina korraldas veel ühe suure löögi, sihtides mitmeid strateegilisi Venemaa sõjalisi ja tööstusobjekte. See oli ulatuslik missioon, milles osalesid raketivägede ja suurtükiväe üksused, erioperatsioonide väed, mereväe rannikuraketiüksused ning Ukraina mehitamata süsteemide väed. Üheskoos ründasid need väed, kasutades rakettroone ja Neptun tiibrakette, taas Tugandrogi A-50 remondibaasi. Kohapeal teatati mitmest plahvatusest ja tulekahjust, mis kahtlemata häirisid kõiki käimasolevaid remondi, hooldus- või moderniseerimistöid piirkonnas olevate ülejäänud A-50 lennukite kallal. 2026 aasta märtsis korraldas Ukraina sellele konkreetsele lennukile veel ühe rünnaku. Täpsemalt, 17 märtsil ründasid Ukraina jõud Novgorodi oblastis Staraja Russas asuvat lennukiremonditehast number 123. Nagu ka Tugandrogi tehas on see koht oluline sõjaline infrastruktuuri objekt, kus remonditakse, uuendatakse ja hooldatakse erinevaid lennukeid. Satelliidipildid näitasid, et lennuväljal oli sel ajal vähemalt 9 IL-76 transpordilennukit. Need on samad lennukid, millele A-50 disain põhineb. Esialgsed teated märkisid, et hooldushall oli selgelt kahjustada saanud. Ja 20. märtsil kinnitas Ukraina relvajõudude peastaab Telegrami postituses, et rünnakus tabati veel üht A-50 lennukit. A-50 kaugmaa radari tuvastuslennuki kahjustused on kinnitatud. See asus ettevõtte territooriumil hoolduseks ja ootas tõenäoliselt moderniseerimist. Enne kui uurime nende rünnakute suuremaid mõjusid ja seda, mida see kõik tähendab Venemaa ja Ukraina edasiste väljavaadete jaoks, siis kui soovid rohkem sellist teavet, siis telli kindlasti The Military Show. Me analüüsime seda niimoodi igal nädalal. Arvamused erinevad selle osas, kui palju töökorras A-50 lennukeid Venemaal alles on, kuid isegi kõige heldemad hinnangud viitavad sellele, et need lennukeid on alles vaid mõned.
Tõepoolest, Venemaa enda strateegiate ja tehnoloogiate analüüsikeskus KAS mõttekoda väidab, et korraga on saadaval mitte rohkem kui 4 A-50 lennukit. See ei ole suur arv ega ole kaugeltki piisav, et Venemaa saaks tagada täieliku kattuvus oma territooriumil või Ukraina piirkondades, mida tema väed jätkuvalt okupeerivad. Iga kord, kui A-50 hävitatakse või isegi ajutiselt rivist välja langeb, on see tõsine tagasilöök Kremlile, sest kuigi need lennukid on suhteliselt vanad, on need erakordselt olulised. Need lennukid on seni andnud Vene vägedele hindamatul hulgal kasulikku luureinfot kogu konflikti jooksul. Need on aidanud Kremlil reageerida kiiresti õhust tulevatele ohtudele, neutraliseerida Ukraina droone ja rakette ning koordineerida oma rünnakuid Ukraina varade ja taristu vastu. Ja kuna need on nii haruldased ja kallid, igaüks maksab umbes $350 miljonit ning neid enam ei toodeta, on iga kaotus seda olulisem. Tõepoolest, puhtalt sõjaliselt vaadates ei ole A-50 hävitamine lihtsalt tavalise vaenlase lennuki hävitamine. See on pigem võrreldav massiivse juhtimis- ja kontrolllaeva hävitamisega. Hetkega kaotab vaenlane suure osa oma radari kattest. Terved piirkonnad jäävad pimedaks. Pidev luurevoog katkeb ning lugematud ressursid, väekoondised ja infrastruktuuri osad kaotavad ootamatult ühe kõige olulisema valvuri, mis neid õhust kaitses. Sellel on tohutud tagajärjed. A-50 tüüpi lennukid näevad palju kaugemale kui enamik maapealseid radareid, kuna nad töötavad nii suurtes kõrgustes. Isegi paari sellise lennuki kaotamine muudab Venemaal palju raskemaks taeva jälgimise, et avastada lähenevaid lennukeid, rakette või droone. Väheste ressurssidega peavad Kremli komandörid tegelema ka keerulise küsimusega, kuidas kõige paremini kasutada alles jäänud vahendeid. Kui üks lennuk saab kahjustada või hävib, peavad nad võib-olla teise lennuki selle asemele ümber paigutama. Kuid nii tehes tekivad paratamatud mujale lüngad, mida Ukraina saab ära kasutada. See on klassikaline ummikseis. Venemaa kannatab, ükskõik mida ta ka ei teeks. Lihtsaid lahendusi ega möödapääse pole. Oluline on ka meeles pidada, et isegi kui Ukraina neid lennukeid ei kahjustaks ega hävitaks, pole need sugugi uued. Isegi need, mis on jäänud terveks, vajavad aeg-ajalt hooldust. Meeskonnad peavad puhkama, lennukid tuleb tankida ja nii edasi. See võibki olla põhjus, miks Ukraina väed on keskendunud osa oma rünnakutest just nendele kohtadele, kus neid lennukeid sageli hoitakse, kui neid ei kasutata. See ei anna mitte ainult võimalust kahjustada või isegi hävitada seal parasjagu olevaid lennukeid, vaid see häirib ka põhitaristut, mis on vajalik nende lennukite õhus hoidmiseks, tankimiseks ja töökorras hoidmiseks. Ja mida rohkem A-50-sid Venemaa kaotab, seda ettevaatlikum on ta tõenäoliselt nende väheste kallite lennukitega, mis tal veel alles on. Tõenäoliselt hakkavad Kremlini komandörid neid lennukeid edaspidi säästlikumalt kasutama. See ei mõjuta negatiivselt ainult Venemaa üldist radarikatust ja kaitsevõimet, vaid mõjutab halvasti ka tema ründevõimet. Sest kuigi A-50 ise pomme ei heida ega rakette ei tulista, annavad nad andmeid, millele Vene ründehävitajad tuginevad sihtmärkide tuvastamisel ja täpse asukoha määramisel. Ilma A-50 abita peavad need samad hävitajad võib-olla rohkem toetuma omaenda radaritele või maapealsetele juhtimismeeskondadele, mis võib neid panna suuremasse ohtu ja muuta nad vähem tõhusaks. See kõik ei tähenda, et Venemaa oleks täiesti pime. Tal on endiselt maapealsed radarid, hävitajate radarid, satelliidid ja muud jälgimissüsteemid, mis aitavad tal teavet koguda. Kuid ta kaotab ilmselt oma kõige olulisemad ja kaugemale nägevad silmad taevas. Ning see on probleem, millele Kremlil näib puuduvat lahendus. Riik on rääkinud A-50 lennukite tootmise taasalustamisest, kuid näib, et tal ei ole õnnestunud leida selleks vajalikke vahendeid ega ressursse, mis on tõenäoliselt seotud tema praeguste majanduslike raskustega. Venemaa on samuti kiidelnud oma vananeva A-50 lennukipargi moderniseerimis- ja uuendusprogrammidega, kuid tema uued ja täiustatud A-50-ud ei ole ilmselgelt piisavalt tugevad, et taluda Ukraina drooni- ja raketirünnakuid, kuna mitu neist on juba rivist välja löödud. Kremli püüdis samuti, kuid ebaõnnestus, luua A-50-le järglane, A-100. See pidi järk-järgult asendama A-50, pakkudes paremat radari jälgimistehnoloogiat, võimsamaid mootoreid ja tipptasemel elektroonilise sõjapidamise süsteemi. Venemaa kahjuks on see projekt aastaid ummikusse jäänud. Prototüüplennuk tegi esimese lennu juba 2017 aastal, kuid sellest ajast alates pole A-100 kohta palju kuulda olnud, välja arvatud 2025 aasta novembri lõpus, kui Ukraina väed väitsid, et hävitasid prototüübi.
Moskva on muutunud üha meeleheitlikumaks ning on isegi välja pakkunud idee luua täiesti uus hübriidlennuk, mis teoreetiliselt koondaks õhuseire, merepatrulli, luure ja allveelaevatõrje ühte Šveitsi taskunoa stiilis platvormi. Berijevi lekkinud dokumentide kohaselt, mis on sama ettevõte, kes tegi ka A-50 põhineks, see uus lennuk B-200 amfiibreaktiivlennukil, mis on samuti üks Venemaa probleemse minevikuga lennukeid. Siiski näitavad dokumendid ka seda, et Venemaal lihtsalt puuduvad vajalikud komponendid nende lennukite valmistamiseks, kuna vajalikke mootoreid toodetakse Ukrainas ja Moskva pole suutnud leida kodumaist alternatiivi. Seega, A-100 oli läbikukkumine. B-200 hübriidlennuk ei edene üldse. Ja see jätab Venemaale vaid mõned nõukogudeaegsed A-50, millele toetuda kogu oma varajase õhuseire ja juhtimisvajaduse katmiseks. Ukraina leiab end samal ajal iga kord, kui ta hävitab või kahjustab mõnda A-50T üha tugevamast positsioonist. See ei muuda ainult vaenlast nõrgemaks, vaid avab aktiivselt ka lünki, mida ära kasutada. Ja Kiievi enda õhuvõimekus saab peagi tohutu täienduse, mis muudab need samad lüngad veelgi hõlpsamalt tabatavaks. 2025 aasta oktoobris sõlmis Kiiev Rootsiga lepingu kuni 150 Saab JAS-39 Gripen ühemootorilise ülehelikiirusega mitmeotstarbelise hävituslennuki soetamiseks. Löögivõime ja luurevõime ühendamiseks loodud Gripenit peetakse laialdaselt suurepäraseks 4,5 põlvkonna hävitajaks. Tuntud oma kulutõhusa disaini, madalate hoolduskulude ja arenenud tehnoloogiate, sealhulgas ülivõimeka elektroonilise sõjapidamise poolest, võrreldes paljude konkurentidega. Üks endine NATO sõjaväeametnik nimetas seda lennukit isegi üheks parimaks sõjalennukiks maailmas, parimaks hävitajaks, mis ei ole varghävitaja F-22 ega F-35, ning see suudaks kergesti vastu astuda kõigele, mida Putin selle vastu välja tooks. 2026 aasta 11. veebruaril teatas Ukraina, et kavatseb osa oma uuest EL-i toetusfondist suunata Gripeni hävitajate hankimise alustamiseks. Ja paar kuud hiljem, 17. aprillil, kinnitas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et Ukraina on juba alustanud oma pilootide väljaõpet Gripenil ning laiendab seda veelgi 2026 aasta sügisel. Kui see hinnang on täpne, võib Ukraina peagi saata oma taevasse mõningaid Euroopa parimaid hävitajaid just sel hetkel, kui Venemaa õhuväed on kõige nõrgemad. Varustatud pika tegevusraadiusega Meteor õhk-õhk-rakettidega võiks Gripenit kasutada Venemaa hävitajate ja ründepommitajate sihtimiseks ja hävitamiseks. Varem sai Kreml loota AH-50-le, et jälgida lähenevaid ohte ja hoida selliseid lennukeid turvaliselt, edastades neile andmeid vaenlase üksuste kohta, mis olid sõna otseses mõttes sadade miilide kaugusel, andes neile edumaa alati, kui oli vaja põgeneda. See omakorda võimaldas Venemaal tuua oma ründelennukid järjest lähemale rindele, sooritades laastavaid pommirünnakuid, raketilööke ja muid agressiivseid väljalende näiteks Su-34, Su-35 ja MiG-31 BM lennukitega. Aga kui A-50 pole saadaval, siis needsamad lennukid ei saa enam samu kaitseid kasutada. Nad ei pruugi teada, et Ukraina Gripen võtab nad sihikule või et Meteor-rakett on nende poole teel, enne kui on juba liiga hilja. Seda mainiti hiljutises Defense Expressi artiklis, kus öeldakse, et üks Gripeni peamisi eesmärke oleks suruda Vene Su-34 ründelennukid, mis kannavad juhitavaid pomme rindeliinist kaugemale. Just sellepärast on A-50 kaotus nii oluline. See ei ole ainult Kremlile sõjamasina pimestamine, vaid selle surumine veelgi sügavamale pimedasse ja ohtlikku nurka, kus see ei pruugi kunagi välja pääseda. Kui soovite rohkem teada saada, kuidas sõjahoog üha enam Ukraina kasuks pöördub, vaadake seda videot, mis annab põhjaliku ülevaate Kiievi viimasest ründevahendist FP7.X raketist. Teise võimalusena vaadake seda videot, et teada saada, kuidas suur moraalikriis Vene vägedes paneb kümneid tuhandeid Vene sõdureid lihtsalt oma positsioonidelt lahkuma ja eelistama elu vanglas rindel võitlemisele. Ja lõpuks ärge unustage tellida The Military Show'd, et ei jääks ilma veelgi rohkematest sellistest videotest nagu see.